No ma vaatasin, kas me oleme midagi õppinud. Jeesus on üles tõusnud. Ikka ei ole. Juba varakirikust alates kogudus vastab alati ühtemoodi. Ta ütleb, ta on tõesti üles tõusnud. Ja see pärineb tegelikult jüngrite enda seast. Et kui keegi läks ja ütles, et kuulge, Jeesus on üles tõusnud või et siis jüngrid ütlesid, et jaa, ta tõesti on üles tõusnud. Ja see on midagi sellist tervitust, mis on läbi kiriku ajaloo Jeesuse jüngrite seas olnud väga-väga kasutuses. Võib-olla vabakirikus vähem, aga ta on midagi sügavat. Me tervitame üksteist selle püha tervitusega. Ta on tõesti üles tõusnud. Täna hommikul, kui ma oma perega laua taga olin ja siis rääkisime sellest, et näe iga aastane, et huvitav, kas Jeesus oli eile surnud. Et ta ei ole juba 2000 aastat surnud. Aga iga aasta, kui me sellest räägime, see on midagi, mis toob nagu rõhutatult meie ette selle, et meid ei oleks täna siin saalis. Meil oleks mingit põhjus siin saalis täna olla, kui Kristus ei oleks surnud üles tõusnud. Me kas mängime narre või rumalaid, seda kõike tehes, mina siin käes oma risti hoides, kui see kõik oleks narrus, kui see kõik on rumalus, välja mõeldud, muinasjutt ja teate, ma pigem olen narr ja rumal. Kui ühel päeval, kui kõik saab selgeks, nagu Paulus ütleb, et ma näen praegu poolikult, aga siis ma näen täielikult. Ja ma olen avastanud, isegi ka siis, kui see kõik oli, mis iganes. Ma pigem en narriks. Aga ma valin selle. Ma olen valinud selle. Ma olen valinud selle, et ma järgin Jeesus Kristust, Messiat, kes on elav. Mind väga kõnetas üks hommik, nii et see jutluse mõte pärineb meie vestlusest Kärdiga ühel hommikul. Ma usun, et püha vaim andis selle talle. Ja see tuli hommikul varem märkas ja ma tulin sinna ja ütles, tead Elari, kas sa ikka saad aru, et üks kord aastas läks preester kõige pühamasse paika. Ma kuulasin lause ära, üks kord aastas. Ta ütles, ei, kas sa saad aru, üks kord aastas võis minna sellesse Jumala ligiollu, üks kord aastas preester. Ja tead, see kuidagi siis mind ka nagu puudutas üks kord aastas, aga miks ainult üks kord aastas, miks mitte rohkem? Ja selle jutluse teema on täna see, et see ei olnud ainult maavärin. See ei olnud lihtsalt maavärin. Ja kohe selgitan, mis selle taust on. Mattuse evangeeliumis seal, kui Jeesus sureb ristil, siis siin on sellised 3 hästi lihtsat salmi, mida te kõik teate. Seal on sellised sõnad, et 51. salmist alates ja ei näe templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid. Ja hauakambreid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Ja nad tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema ülestõusmist, ülesäratamist pühasse linna ja paljud said neid näha. Aamen. Kui Jumal raputas maailma, kui Jeesus oli ristil, siis see ei olnud nagu hävitav raputus, vaid päästesõnum. See oli nüüd midagi, mis avas selle Jumala universumi issanda tee inimese juurde. Ta murdis sellega selle patu ja surma, väe ning kuulutas elu võitu. Ma isegi mõtlesin, et see on nagu armastuse värin, armastuse maavärin. Kutse astuda Jumala ligiollu. Muidu tähelepanu ei saa, sorry. Muidu ei kuula keegi. Ja kui Jumal midagi teeb ja on teinud läbi ajaloo, kui me vaatame, mida Jumal on teinud läbi ajaloo, siis me näeme, et selle on alati tagajärg.
meie silmad võivad näha igasugu kardinate purunemisi või näeme lihtsalt, et te kujutate ette, et see oli kardin, läks katki, me kuuleme mingid maavärinad, mingid kaljud läksid seal, kardetavasti midagi kukkus. Aga see on Jumala nähtamatu töö nähtav osa. Midagi toimus veel. See oli Jumala töö, nähtamatu töö, nähtav osa. Aga mis see nähtamatu osa oli? See, mis sai nähtavaks. Aga neid sündmusi siin kirjeldatakse sellisel viisil, et mingisugused väga olulised asjad hakkasid muutuma. Meie võime neid nimetada loodusnähtudeks või juhusteks või nii nagu seda nimetatakse pühaks sekkumiseks. Jumal sekkub. Läbi Piibli ajaloo me näeme seda, kuidas Jumal sekkub. Me ei pea nähtavat silmas, vaid nähtamatut, sest nähtav on ajutine, nähtamatu, aga igavene. 2. Korintuse kirjas. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Jumal ei ole Jumal, kes on selline, ütleme, et peidab ennast ära ja ütleb, et uskuge minusse, aga ma ei tee midagi. Minusse usk ei tee midagi sinuga ega selle maailmaga. Jumal on algusest peale näidanud, et kui tema oma sõna väljendas, siis sellel sõnal oli tagajärg. Inimene on see, kes ütleb ja tema sõnal pole tagajärgi, sest ta mõtleb ümber. Jumal ei tee seda, sest Jumala sõnal on tagajärg. See on printsiip, mida ei saa muuta, nii nagu gravitatsiooni ei saa muuta. Sõna öeldakse välja ja sõnal on mõju. Kogu Siinai mägi suitses, sest issand oli tulnud tule sees mäe peale ja kogu mägi värises väga. Kui tema tuleb, siis ta tuleb värisemisega. Piibli kommentaator Matthew Henry ütleb niimoodi, et need sündmused ristil näitasid, et Jeesuse surm oli rohkem kui lihtsalt mingi traagiline lõpp. Eli, lama sabachthani. Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud, karjus Jeesus ristil. Kogedes seda eraldatust Jumalast. Vaid see oli triumf. See polnud lõpp, vaid see oli millegi algus. Sageli algavad asjad värinaga. Maa värisemisega midagi algab. Me mõtleme, et lõpeb, nüüd lõpeb midagi. Vastupidi, midagi algas. Midagi täiesti uut. D.L. Moody, üks jutlustaja 19. sajandist, on alati hästi värvikate jutlustega olnud. Ta on nii öelnud, et üks mees tuli minu juurde Chicagos ja ütles, et Moody, ma olen liiga rikutud, et Jumal võiks mind vastu võtta. Ja ma ütlesin talle, kui Jumal rebis eesriide pooleks, siis mitte selleks, et ainult puhtad inimesed saaks sisse lasta, vaid et patu sees elavad inimesed võiks saada puhtaks. Billy Graham ütles ühes jutluses nii, et kui Jumal raputab sind, ei tee seda vihas, nii nagu teeb seda maine isa, vaid armastuses. Eesrii on käristatud, tee on avatud, küsimus pole nüüd selles, kas see on võimalik, vaid kas sina astud sisse. Mis sina teed? Tema hääl pani maa vabisema, nüüd aga ta on tõotanud. Ma panen veel kord värisema mitte ainult maa, vaid ka taeva. Hebra kirjas ja ta ütleb, et püsima jääks see, mis ei värise. Joel, prohvet Joeli raamatus on kirjas nii, et enne teda väriseb maa, taevas vabiseb. Kui Jumal hakkab midagi tegema, siis ta loob meile kogeda ja nähtavad visuaalid. Väga jõuliselt. Kas see oli Jumal? Kas siin oli Jumal? Me räägime universumi loojast. Me räägime kellest, kellel on selline intelligents, arusaam asjadest, millest me aru ei saa. Meie ütlesime, et mustasid luikesid ei ole, tuleb välja, et on. Kogu teadus põhines sellel. Ja nii edasi. 100 aastat tagasi oli suitsetamine ülihea, aitas kaalu langetada, siis me järsku täna ütleme, ei ole nii hea, võiks ikkagi ja nii edasi. Me oleme üsna heitlikud nendes küsimustes. Ja me oleme tublisti arenenud, keegi ei ütle, et see ei ole hea. Aga
kui Jumal midagi teeb, siis see ei ole selline, et 100 aasta pärast muutub midagi. Tema sõna on jätkuvalt seesama. Sellepärast ma panen taeva vabisema ja maa liigub paigast oma kohalt. Vägede issanda vihapäeval ma hakkab midagi muutma. Need salmid kinnitavad, et Jumal ei tööta hukkamise eesmärgil. See pole see Jumal. Jumala esimene keel on armastuse keel, et tõmmata ligi neid inimesi. Kõiki inimesi. Sest ta on armastanud kõiki inimesi. Nii ta ütleb Johannese 3:16. Sest Jeesus on armastanud, Jumal on armastanud kogu maailma nii, et ta on andnud oma ainusündinud poja. Vaid et me saaks tema ligiolu. Tule sisse, astu, tee on avatud, on selle sõnum, selle sõnumi alus. Tee on lahti, tule. Miks me ei tule? Miks me ei astu? See päev, see lepituspäev, kui nüüd üks kord aastas preester võis minna sinna, ülempreester võis minna kardina, ütleme siis selle kõige pühamasse paika. See eesriie oli tohutu suur ja erinevate andmetel tegemist oli siis 20 meetrit kõrge eesriidega. Eesriided oli 2, oli eeskoja eesriie ja siis oli kõige pühama koha eesriie. Ja eesriie oli 20 meetrit kõrge. Korraks mõelge, 20 meetrit, see on hulga meetreid, nii. Ja see on riie. Ja ta oli suurusjärgust 10 sentimeetrit paks. Nii, me ei räägi kardinast, mida võiks ülevalt alla pooleks tõmmata käega. Vaid tegemist oli nii tugeva kaitsega. Ja kohe räägin ka, mida ta kaitses, aga me tahame aru saada, et see oli kõigepealt 10 sentimeetrit paks, kämbla paksune, nagu öeldakse, ja 20 meetrit kõrge. Kootud sinisest, purpurpunasest ja tulipunastest niitidest. Väga tugev riie. Ja nüüd, kui Jeesus suri, siis Jumal ise rebib midagi, see juba näitab seda ei teinud inimene. Jumal ise rebib selle eesriide pooleks. Ülevalt alla. See ei olnud enam inimesele takistuseks. Sõnum on lihtne, tee Jumala ligiolu on vaba. Tulge. Hebra 10, 19, 20 vennad, meil on siis Jeesuse vere varal, selle surma varal, julgus minna sisse kuhu? Kõige pühamasse paika. Kas te saate aru, kui suur mõte see on, sest üks kord aastas võis sinna minna. Ma lugesin, mida see preester pidi eelnevalt tegema, et sinna minna. Esiteks läks ta valges linastes riietes, alandlikkuse märgiks. Kui sa lihtsalt tead, et sa lähed mingisse ruumi ja sa või iga sekundiga surma saada, siis sa ei lähe sinna lihtsalt niimoodi, et lampi, et läks vaataks, mis siin toimub. Käed taskus, vaata natuke ringi, küsid, kus see Jumal on. Ei, vastupidi. Preester üldiselt ei maganud eelmine öö. Kogu puhastus, riided, kõik väljendas seda alandlikkust. See oli püha inimene. Nüüd, kui ta läks sinna sisse, siis seda nimetatakse ka Jumala valguseks, mis seal kohal oli. See on siis see Šekina valguse jumalik kohalolu. Kui me mõtleme Jumala, ütleme siis olemusele, ta ütleb, et mina olen, ta on Jumala vaim, kõik võimas, kõikjal viibiv, kõike teadev. Nüüd seal kohal oli tema, ütleme siis ilming. Jumala ilming, Jumala vaimu ilming oli kohal ja seda nimetatakse Šekinaks. Kui te olete käinud õigeusu kirikus või traditsioonis liturgilises kirikus, siis sageli siis kasutatakse viirukit. Ja seda viirukit kasutatakse, täna on ta väga hea lõhnaga, aga kõige pühamasse paika minnes oli tegelikult ülempreestri ülesanne kogu see ruum maksimaalselt viirukit täis panna, et sealt ei paistaks mitte midagi läbi. See oli täis suitsu, see oli nii. Ja nüüd siin on mitmed asjad, miks see tuleb. Šekina iseenesest tähendab elama, asuma elama, viibima. Ehk siis see Jumala kohalolu selles paigas oli kogetav, nähtav. Ja
teise Moosese 40:34 on, siis kattis pilv koguduse telki ja issanda auhiilgus täitis elamu. See oli täis auru, seal ei olnud midagi näha, aga see oli kogeda. Vaadake, inimene on niivõrd rikutud ja nii, et ta ei saa minna lihtsalt Jumala ligiollu, ilma et ta ei sureks. See ei ole võimalik, et sa lähed kõige pühamasse paika ja saad ellu. Me näeme Vana Testamendis korduvalt neid näiteid, kui Jumala ligiolu reegleid rikuti, siis need inimesed kõik surid. Päevapealt sekundiga kõik. Pühadus, see on nagu tuleohtlik asi, see on see, et kui sa saad valesti sellesse ligined, siis sa sured, hävitab kõik ebatäiuslik hävineb pühaduse sees. Pühadus, täielik pühadus, sinna ei saa minna mitte keegi. Lihtsalt ei saa. Isegi Mooses, kui tema lähenes sellele koguduse telgile, siis tal ei olnud see nagu lihtne või see oli ainult siis, kui Jumal kutsus. Ta ei oleks mingil juhul saanud sinna lihtsalt minna sisse, et halloo Jumal, kus sa oled? See on meie viis täna teha Jumalast, kõikvõimsast Jumalast mingi tasku Jumal, selline traditsiooniline mingi, et hei, kuidas sul täna läheb, mul läheb hästi, mis teeme, lähme jalutame. Ma arvan, me räägime täna ühest teisest Jumalast. Me räägime täna Jumalast, kes andis oma ligioluks 1 päeva aastas ja see oli pühale preestrile, kes sai seda siis edasi viia teistele. Kes andis loomohvrite kaudu mõista, kui jube on patt, kui õudne on patt, kuidas võeti üks väike lambatall, kellel oli nimi pandud, kes oli laste lemmik ja ta tapeti selle pärast, et inimene on lihtsalt niivõrd patune, niivõrd ekslik. Ta loomus on selline, et kui saaks, siis ainult pätsaks. Ülempreester sisenes kõige pühamasse ruumi pilvega. Viiruk pidi katma, et ta ei sureks. Templi eesriie ei olnud mõeldud ainult selleks, et inimene ei läheks sinna. Mõelge ise 20 meetrit, 10 sentimeetrit paks, väga suur kangas, no tohutu riie. Kui ei tohi minna, vaid see oli ka kaitsmiseks, et see Šekina intensiivsus ei murraks välja. Oi, aga miks Jumal seda nii hoidis? See oli Jumala tarkus. See on nagu elektripinge, et kui seda mitte isoleerides, see põletab kõik ära. Sa tahad hoida seda juhtme sees, olete nõus? Mitte keegi ei oleks siin ruumis valmis olema, kui siin oleks praegu mingi kõrgpinge juhe säriseks siin ees. Mina ei tuleks siia ja ma vaatasin, mu lapsed ka siia ei tule. Jumal on kaitsnud, ta on kogu printsiibis loonud selle selliselt, et meil oleks nagu õige arusaam, kuidas tulla tema ligiollu. Kuidas üldse saad tulla Jumala ligiollu? See oli paigas, see oli isoleeritud. Ja kui nüüd templi eesriie kärises, ei muutunud Jumal vähem pühamaks, vaid inimestele anti uus pühaduse ligipääs Kristuse vere kaudu. Mitte midagi ei vähenenud, mitte midagi selles osas ei vähendatud. Te võite vaid kujutada ette seda aukartust, mis peab inimeses tekkima, kui ta näeb preestrit valmistumas kogu oma elu hinnaga. Kas ta läheb sinna või ei lähe? Kuidas see kõik on? Mul tuleb meelde siin samas selles hoones Ooliuses toodud näited nendest inimestest, kes ütlesid, et kui siin olid sundiürnikud siin majas ja nad ei nõustunud siit välja minema ja kasutasid sõna, et ma olen siit olnud jalad ees. Nad ei mõistnud, kuidas Jumala ligiollu saab minna. Sa ei saa seda teha. See on nagu rumal inimene.
aga meis kõigis aeg-ajalt elab seal rumal inimene. Selle uue ja elava tee kaudu, mille tema meile on avanud eesriide kaudu, see tähendab oma ihu kaudu. See Jumala kohalolu seal, see ei vähenenud või see ei kadunud pärast seda, kui kardin seesama eesriie murdus, vaid see on Jeesus Kristuses nähtav ja püha vaimu kaudu kättesaadav täna ka. Me ei tohi võtta Jumala pühadust kergeliselt. Sellel ei ole otsest seost meie emotsioonidega. Nagu Mariana tõi, kas me oleme väga emotsionaalsed või me oleme siis natukene võib-olla kuidagi nagu ratsionaalsemad või see ei ole. See ei loe, kui palju sa nutad, et kas siis Jumal kuuleb sind paremini. Meil on niikuinii oma motiividega raskusi, et aru saada, mida me tegelikult tahame. Aga Jumal näeb, mis on südames ja meie näeme seda, mis on silma ees. Ja minu meelest see on hea, sest ta teab. See on esimene asi, me ei tohi võtta Jumala pühadust kergekäeliselt, tema auhiilguselt on endiselt püha, ikka veel tuli, mis põletab. Ikka veel tuli, mis põletab. Teiseks, meil on ligipääs tänu Jeesuse vahemehe rollile. See on nüüd nii oluline sündmus, mis täna toimub. Ma olen nii elevil alati ülestõusus pühade hommikul, kuidagi eriliselt ja ka kodus. See on ilusti, on kodu ehitud ja kaunistatud, sest selles on midagi erilist. See tuletab mulle uuesti meelde, et ainus tee isa juurde on läbi Jeesuse Kristuse. Mul ei ole täna sellesse ligi ollu mitte mingit muud võimalust. Templit ei ole, eesriiet ei ole. Mul ei ole, loomohvreid ei ole. Me ei ohverda täna loomi. Ainus tee isa juurde on läbi Jeesuse Kristuse. Jumal ei muutunud selle kardina murdumisega, vaid muutus inimese seisund. Inimesele tekkis teine võimalus. Kristuses on meil nüüd ligipääs, ütleb Efeesuse kiri. Nii et esimene asi, mis juhtus, kui Kristus suri, kui see midagi võimast toimus, oli see, et eesriie, see on mis? See on Jumala ligipääs, Jumala lähedale olusse muutus. Läbi Jeesuse sai see võimalikuks kõigile. Teiseks, kui Jumal raputab, siis ka kogu loodus reageerib. Kogu loodu allub loojale. Kogu loodu allub loojale. Maa värises ja kaljud murdusid. Kuulge. Vana testamendi prohvetid Joel ja Jesaja kuulutasid, et Jumala sekkumisega kaasnevad looduslikud märgid. See pole tänasenegi muutunud. Kui me näeme, et mingid asjad, nagu Ilmutuse raamat räägib, mingid sündmused on, maavärinad, siis see on Jumala sekkumine sageli. Looduslikud märgid, loodu allub loojale. Kaljude murdumine viitab sellele, et Jumala vägi suudab raputada ka kõige vägevamaid asju. Ja selles maailmas ei ole mitte midagi, mida Jumal ei suudaks puudutada oma väe kaudu. Kuigi meil jääb vahest mulje, et tal jääb jõudu väheks. Ära lase ennast petta. Tema kontrollib, sest tema on looja. Kõik, mida saatan teeb, on kopeerib, valetab ja varastab. Jätab illusioone, annab sulle teada, mis su meditsiiniline seisukord on ja nii edasi, kõik asju. Vaadake, see ei olnud looduskatastroof kõigest, vaid tema poja surm muudab ajalugu. Ajalugu muutus. Mõelge ise kogu sellele ajale, kui Jeesus Kristus sündis, elas ja suri ja tõusis ülesse. Ajalugu on muutunud 2000 aastat. See on olnud tohutu märgiline aeg. 2000 aastat ei ole olnud sellist asja nagu Iisraeli riik. 2000 aastat. Ja nüüd 1947. Sündis Iisraeli. Kogu loodu ägab ja ootab muideks. Kogu loodu, Jumala sõna räägib sellest. Kui sinu jalgal täna väriseb, siis see ei tähenda seda, et Jumalat pole kohal.
võib-olla ta just on saabunud. Kui sinu jalgealu ja elus täna midagi väriseb, siis see on see, et Jumal teeb midagi. Ma oleks mures, kui midagi ei toimu. Ja kui Jumal raputab sind, siis selleks, et sind mitte hävitada, vaid selleks, et kaotada ebapühadus, äratada ja puhastada meid ja tuua enda ligiollu. Me näeme seda kõike vahest vales valguses, et mu eluolukord on nagu hävinguks mulle, aga see on kutse. Tule minu ligi, tütar, poeg, tule minu ligiollu, lase mul muuta. Ja tuua tagasi osadusse. Me oleme kaotanud selle loomuliku osaduse oma Jumalaga. Meil on keeruline seda mõista isegi, et üks kord aastas lähed sinna kardina taha, see on suur kardin, see kõik tundub nagu siuke ilus muinasjutulislik lugu. Aga selle sügav tähendus, see, mis loob elu, see, mis annab inimesele elu, on see, et see on tegelik võimalus, mis loob, mis annab täiesti uue kvaliteedi inimesele. Uue elu, nagu Mariana rääkis, 45 aastat üht elu, 34 aastat teist elu. Me võime ju küsida, kumba elu sa nüüd rohkem tahad. Sa ütled, sa tead väga hästi, mis elu sa tahad. Nii et kui loodus väriseb, siis on see märk. Ja ma tahan öelda, et see on esimene märk sellest, et see vaimses sfääris on midagi nüüd muutumas. Iga kord, kui Jumal sekkub, peab nähtav maailm sellele reageerima. Ma võin korrata. Iga kord, kui Jumal sekkub, nähtav maailm reageerib sellele. See tähendab, et muutused sinu elus, ümbruses või rahva seas ei pruugi olla kaos, vaid kuningriigi liikumine. Ma ei tea, kuidas sa neid asju näed, aga Jumala kuningriik on tulnud ja tulemas. On tulnud, on juba teie keskel, ütleb sõna. Ja üks väga oluline asi veel neile kõigile kristlastele, kes täna südamest igatsevad, et selles maailmas, kus on kurjus nii suur, kus on ebaõiglus nii suur, toimuks selline mitte ainult moraalne ärkamine, vaid vaimulik ärkamine, aga vaimulik ärkamine toob kaasa ka moraalse ärkamise. Vormsi saar on väga hea näide selleks, vaadake, lugege. Eelmise sajandi alguses, kui Österblom sinna jõudis, mehed ainult varastasid mõisnikude järel. See oli korruptsioon, seal oli mustus, nad haisesid, mitte midagi ilusat ei olnud. No kuidas? Kuulge, nad ammu oli pesemine juba leiutatud. Inimesed teadsid ju, kuidas vees käia, ei teadnud või. Aga Österblom tuli ja tema naine, nad hakkasid õpetama, kuidas hügieeni pidada. Kõigepealt sees ja siis väljapoole. Inimesed muutusid. Sa ei saa igatseda ärkamist ilma raputuseta. Ja ka see raputus, mida Österblom tõi Vormsi saarele, see tõi muutuse. Raputus on ärkamise eelduseks. Et püsime jääks see, mis ei värise, on Hebra kirjas. See, mis ei värise. Amen. Kas jutus hakkab juba kohale jõudma? Mõnadel juba raputab, mõned veel vaatavad pealt. Okei, Jumal on armune meie kõigi suhtes. Eemalda mu silmad tühja vaatamast, elusta mind oma teedel. See on mu palve. Eemalda mu silmad tühja vaatamast. Tühja vaatamisega on üks siuke väike probleem, et see ei täida. No ei ole võimalik kuidagi nagu saada hing täis tühja vaatamast. See ongi see muutus, mida Jumal teeb inimesega. Ta aitab sul mitte tühja vaadata, vaid midagi, mis täidab hinge. Nii, esimene oli see, et eesriie, mis oli hästi suur ja võimas, Jumal ise rebis selle pooleks. Ütles, et tulge minu ligi olla, olete teretulnud kõik. Teiseks, mis juhtus, on see, et loodu reageeris sellele. Ja see on alati märk sellele, et Jumal teeb midagi vaimses sfääris ennem ja siis füüsilises. Jeesuse surm oli väga märgiline. Ja kolmas, mis juhtus, oli see, et kui Jumal raputab, siis ärkab ellu see, mis on surnud. Hauakambrid avanesid, pühade ihud ärkasid ülesse. Esimene maitse tulevasest üles tõusmisest, ma ütleksin. See kinnitab, et Jeesuse surm ei lõpetanud elu, vaid see avas tee uuele elule.
Augustinus ütleb väga ilusti, et Kristuse ülestõusmine on meie ainus lootus või lootuse alus. Ilma selleta ei oleks meil midagi, mida uskuda. Mitte midagi. Nagu ma ütlesin, me oleme narrid, kui meil ei oleks seda alust. Ja iga kord, kui Jumal lubab midagi näiliselt surra, olgu see siis visioon, midagi meie elus, mingi teekond, see ei ole lõpp, vaid see on seemne maa alla langetamine või panemine. Midagi sinu elus on sageli pandud maa alla seemneks. Et sealt saaks hakata midagi kasvama. Jeesuse surm käivitas midagi. Nad kõik arvasid, et sellega on läbi. Sa võid ise ette kujutada, sa oled 3 aastat kellegiga koos käinud. Keegi on sind õpetanud, julgustanud, öelnud, kuule, ma lähme teeme seda ja siis sa näed, kui ägedaid asju ta teeb suuri asju, ta parandab inimesi, ta tervendas inimesi ja siis ta on lihtsalt ristile surnud. Aga siin on see sama pilt meie igaühe ellu. Väga sageli selleks, et midagi saaks uuesti sündida, peab midagi surema. Ja see, mis esimesena ärkab, kuulutab seda, mis on tulemas. See on Jumala muster. Kõigepealt on alati prototüüp ja siis on põlvkond. Kõigepealt tuleb keegi ees ja siis tuleb kogu põlvkond. Selleks, et sinu pere saaks kuskile edasi, selleks peab keegi teie perest tulema. Alati tuleb keegi. Alati keegi. Hauad avanesid, kuid inimesed tulid välja alles pärast Jeesuse ülestõusmist. Siin on kirjas pärast. Matteus rõhutab kronoloogiliselt pärast. Et üles ei tõusnud ennem Jeesust, vaid pärast Jeesust. See on väga tähtis. Sest Jeesus on esimene, mitte ainult positsioonilt, vaid õiguse ja au pärast. Selle pärast ei saanud keegi enne ärgata. Võib-olla sa ütled nii, et see on surnud, see on läbi. Unistused, suletud uksed, kirjutad sellele loole lõpu. Aga väga sageli ongi nii, et kui sa Jeesuses oled, siis sünnib sulle täpselt see, mis tema endaga. See ei ole viimane sõna. Surm ei ole mitte kunagi viimane sõna. Maetud ei tähenda lõpetatud. Sest tõeline Jumala inimene ei sure, ta külvatakse. Ja kui täitub aeg, siis tuleb esile ülestõusmisvägi, mis ei vaja kellegi luba. Ja see on prohvetlik sõna täna meile kõigile. Mis on surnud, ei jää surnuks, kui see on ühendatud Jeesuse Kristusega. Sest tema surm ei lõpetanud elu, vaid avas elu. See on elu märk. Kui paljudel on täna see kaelas või kõrvas? Mõnel on kõrvas, mõnel on kaelas. See on elu märk. Mõni on surmamärk, see on elu märk surmast ellu. Ja tema äratab üles kõik, kes temasse usuvad. Jeesuses täitus, lihtsalt veel kord, me täna ei jõua seda rohkem rääkida ja ma hakkan lõpetama. Jeesuses täitus nii palju prohvetlikku, et me võiksime lehekülgede kaupa vaadata, mis täitus Jeesuse kaudu Vanast Testamendist, antud prohveteeringute kaudu. Ta ei tulnud mitte looma verega, vaid enda verega. Ta on nii ohverdatud sikk kui patte kandev sikk. Ta on need mõlemad 2 ühes. Vanas testamendis, kui te loete ohvril, oli alati 2 sikku pidi olema. Tema ühendas need ühte. Tema on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Johannese 1.29. Ja kui Eesri ja Rebenes ei olnud lihtsalt märgiline, see oli Jumala avatud kutse. Ma kordan veel kord. Kõik, mis Jeesuse Kristusega sündis, oli avatud kutse inimestele. Tulge, julgelt tulge. Ärge nüüd enam kartke. Ta võtab teid kõiki vastu. Kõiki, kes te olete vaevatud ja koormatud, tulge, sest ta võtab teid vastu. Täna me ei pea ootama 1 päev aastas, et kohtuda preestriga, keegi, kes on Jumalat kuskil kohanud. Meil on täna vaba ligipäev, Jumala isa ligi.
mitte rituaalide kaudu või mitte süsteemide kaudu, vaid elava Jeesuse kaudu. Mine see nädal oma Jumala ette ja küsi, mitte ainult kus on mu eesriie, vaid miks ma olen seda eesriiet alles hoidnud. Miks on see eesriie jätkuvalt mu ees, mis tundub inimlikult võimatu lahti rebida? Aga Jumal, kui sina seda teed, siis ma tean, see on võimalik. See tähendab, eraldab. Ma tahan kogeda, Jumal, sind. Ma tahan sinu ligiollu tulla. Ma kuulen lugusid sellest, kuidas Jumal sa tegutsed. Ma ei ole ise kogenud seda. Ja ma usun ja ma tean, et see käibki nii, et see käib sinu isikliku kogemuse kaudu. Mitte abikaasa kaudu, mitte laste kaudu, mitte ema kaudu, isa kaudu, vaid see ongi isiklik osadus sinul Jumalaga. Ja mina pole veel näinud meest ega naist, kes läheb siira südamega ja ütleb, sina Jumal, kes sa oled olemas, kõneta mind. See eesriie võetakse ära. Minu isa, Aare Tamm, kes oli noor mees, oli istunud vangis, oli elanud sellist rasket elu 13-aastaselt, ema suri, isal ei olnud võimalust seda kuidagi aidata, ta muutus, ütleme natuke vägivaldseks, oli siis sõbrad olid sellised, kes kuidagi ei aidanud teda heale teele. Ja ühel päeval oli ta üksi oma toas. Ütles, et Jumal, kui sa tõesti oled olemas, siis ma tahaks suga kohtuda. Ja see mees, kes elas oma elu ühes teisel viisil, muideks, mis ei täitnud teda, see ei olnud mitte kuidagi nagu lõbus elu või hea elu, see oli oma üles alla käikudega. Sai muudetud see hetk seal toas. Ta ütles, ma kohtusin Jeesusega. No, sa võid öelda, et mingi kontrolligu psühholoogi ennast juures. Aga puud tuntakse viljadest. Vaadake siis järgmist 35 aastat, mitte ühte pühapäeva, palun. Me ei saa kedagi täna siin ees hinnata ühe pühapäeva järgi. Vaadake puud, teda tuntakse viljadest. Vaadake kristlasi nende vilja järgi, mitte nende kastaaži või väljaütlemiste järgi. Mine see nädal palves Jumala ette ja küsi, kus Jumal, ma ei taha seda kardinat ette. Elari rääkis pühapäeval, et see kardin on eemaldatud ja mul on võimalus sinu ligiollu tulla. Ja mul on nii hea meel, kui sa seda teed. Jumal ise kõnetab sind. Mis on teiseks? Kui su elus on täna raputused, kui su elus on mingid asjad, mis sind täna on üles äratanud, siis küsi, mida Jumal proovis mulle sellega näidata. Alati sünnib midagi vaimu maailmas ennem ja siis alles füüsiliselt. Järelikult midagi hakkas toimuma. Midagi liigub. Me näeme traagikat ainult, aga see ei ole traagika, see on alles algus. Kolmandaks, ma julgustan sind jaga oma raputuse tunnistust kellegiga. Kui Jumal sind täna või see nädal puudutab, kui sina oled talle öelnud, kohtu minuga, siis jaga seda kellegiga. Need 3 asja. Eesriie, mis Jumal ise rebis pooleks, oli kutse tema osadusse läbi Jeesuse Kristuse. Ükskõik, mis pattu sa oled teinud või tulevikus teed, Jeesus Kristus on, kui sina meelt parandad, on selle patu kandnud. Amen. Teiseks, kogu loodu reageerib loojale. Need on märgid sageli, mis käivad ees ennem kui midagi vaimses maailmas juba muudetakse. Ja kolmandaks, ülestõusmine. Kõik, mis paistab surnud, pole surnud, vaid on seemneks ära vajutatud. See tähendab seda, et kui Jumal täna sinu elus midagi raputab, su elus on midagi paistab surnud, siis tea, et kui sa oled Jeesuses Kristuses, siis see kõik on külvi eesmärgil. Näe, saigi läbi. Amen. 40 minutit. Puhast Jumala sõna. Kui sa usud, et see oli Jumala sõna, siis ütle amen. Amen, tõuseme palvele.
Jumal isa, sa oled täna lubanud kuulutada ustavalt sinu sõna ja öelda, et Jeesus Kristus on ainus tee isa juurde. Jumala ligiollu on võimalik saada ainult läbi Jeesuse Kristuse. Ja ta ütleb, et tulge kõik vaevatud ja koormatud, tulge Jeesuse kaudu minu juurde. Ja Jumal, ma täna kuulutan seda rahu sõnumit ja lootuse sõnumit ja armastuse sõnumit iga ühe üle, kes on täna siin paigas, kes vajab meeleparandust, kes vajab lepingu uuendamist, kes vajab taastamist, seda üles ärakamist surnust. Midagi on surnud. Siis issand, ma tänan, et kui me tuleme meeleparanduses su ette, siis sa võtad meid vastu ja sa kuuled meie palveid. Jumal, sina ei ole nagu inimene, kelle kõrvad on kurdid meie palvetele. Sinu kõrvad kuulevad meid. Sinu süda on täna siin. Sa ütled nii, et sinu süda ja silmad on täna siin. Mina usun seda kogu oma südamest. Et sina oled täna oma püha vaimu läbi siin. Ja tahad meid üles äratada. Tahad meid raputada. Tahad anda meile lootuse sõna. Et mitte üks inimene, kes täna siin on, oma surmatunnile ei pea ütlema, et kahetsen seda elu. Vaid tänan Jumalat selle armu eest, et ma ühel õigel päeval, siis kui oli armupäev, siis kui oli see õige päev, ütlesin, jah Jeesus, tahan sind. Nii et kõik, kes te täna siin olete, kellel ei ole Jeesus südames vastas, sa ei ole võtnud Jeesust vastu, võta. Täna on armupäev. See ongi ülestõusmise pühapäeva sõnum. Võta vastu see Jeesus Kristus, kes tahab sulle su padud andeks anda ja anda sulle uus elu. Jeesus, me täname sind. Me täname sind su kuulekuse eest. Me täname selle lootuse eest, selle armastuse eest. Selle rahu eest, et me ei pea mitte grammigi kartma, sest sa ütled korduvalt, 365 korda, ära karda. Miks? Sest sina oled minuga. Ja olgu see sõna täna meid kandmas, olgu sinu arm meid juhtimas. Jeesuse kallil nimel. Aamen.